Nii, tere! Küsiks siis niimoodi, et mis jäi puudu? Ma mõtlen, et eneseuskust ju. Tüdrukud kartsid minna ja teha vigu. Oli näha, et kõik püüdsid anda teistele võimalus mitte ise minna. Ja sellepärast oli palju ebatäpsust ja hakkasid vigu mööda viskama. Linda tubli, hästi mängis. Ja mäng oli väga finaali vääriline ja väga põnev lahing oli, et aitäh teile selle mängu eest, aga eelmine aasta sisuliselt sama võistkonnaga jõudsite ka karikafinaali välja, siis ta oli küll teise nimega ja siis jäi see napp võit teile, et kuidas meistrisarjas eesmärgid meistriliigas? Eesmärgid kogu aeg on ühed, olla esimesena ja ma mõtlen, et meil on kõik võimalused selleks, ainult ma räägin veel kord, et kui tüdrukud uskuvad ennast ja saavad natukene täpsemalt visata, enam-vähem teha vähem vigu ja siis kaitses natukene lasime ära ja ei saanud täna nii hästi joosta nagu eelmisel päeval, sellepärast tuligi niiviisi. Ma mõtlen, et meistrivõistlusel me püüame ikkagi paremini mängida. Ja nagu näha, kuni 18-aastaste koondises olid kõik teie klubi kasvandikud, nii et soovime teile edu ja kõike paremat tulevikuks. Tänan. Aitäh! Nii, ja nüüd saime värske karikavõitja. Palju õnne, Taavi! Et debüüt hooaeg selle klubiga, seal on küll eelmistes nii-öelda neid karikavõitjaid ja neid juba on, aga ikkagi debüüt hooajal ja kohe karikavõitjad. Kuhu edasi? Ei no edasi on veel minna, aga ma tahan lihtsalt öelda, et ma olen nii uhke tüdrukute üle, meil oli täna nagu kergelt Laatsaretis seal nagu näha lõpus 4-5 mängijad ei saanud enam mängu tulla, aga kõik, kes läksid sinna platsile, vaatamata oskustele, vanusele, millegile võitlesid selle lõpuni ja tulime täna seal, eks siuksed mängud, siuksed lõpud on loterii, täna meie tõmbasime lihtsalt suurema õlekõrre. Meistrivõistlustel on nüüd siht selge, et ainult esikoht. Ja no nüüd kahjuks on nii, et Maarja tõenäoliselt oli Maarjal viimane mäng, et me peame oma asjad üle vaatama, eks minul olid hooaja eel ühed eesmärgid, peame olema realistlikud ja panema lihtsalt eesmärgiks, nii nagu oli karikavõistlustel, mida parem koht, seda parem, ei oskagi muud öelda. Aga suur tänu teile sellise mängu eest, mis te pakkusite publikule. See oli tõeline triller ja edu teile tulevikuks. Ja aitäh teile. Aitäh. Nii, võtame ka mängu parimalt, Aruküla poole pealt mängu parimalt esituse teinud Linda Veskilt. Kuidas siis niimoodi, et teist päeva järjest meeskonna parim ja tõesti, see oli supertöö, mis väravas tegid. Kas olid visked, kehvad või mis see võluvõti oli? Ma ei tea, ma arvan, et siin on vaja ikka õnne ka kõvasti värava vahil, et kui mõni pall tuleb paremini, siis saab paremini võtta ja no tegelikult kaitse ka ikka väga palju nagu aitas, et need visked võib-olla ei tulnud nii puhtalt läbi ja seetõttu oli ka kergem võtta neid. Ja siit edasi nüüd ainult Eesti meistritiitli suunas, ega tagasiteed ei ole? Ei ole, ikka sama hästi edasi. Peale jõule hakkame uuesti tööle ja loodetavasti tuleb meistritiitel ka. Aga väga kena. Aitäh suurepärase mängu eest ja edu meistrivõistlustel. Aitäh!